Alustan 1. aprilli palvepäeva palvusega. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja loen 130. psalmi. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand. Issand, kuule mu häält. Sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält. Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks? Kuid sinu käes on andeks and ja sind kardetakse. Ma ootan Issandat, mu hing ootab ja ma loodan tema sõna peale. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus. Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja tänane Vanatestamendi lugemine on prohvet Hoosea raamatu 6. peatüki esimesed 2 salmi. Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga. 3. päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja loen tänaseks epistli tekstiks 1. Johannese kirjast, 1. peatüki lõpust ja 2. peatüki algusest mõned salmid. Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Ja sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Kes ütleb, mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas. Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja tänane evangeeliumi kirjakoht on Luuka evangeeliumi 4. peatükist, salmid 38–40. Aga Jeesus tõusis püsti
lahkus sünagoogist ja tuli Siimona majja. Siimona ämm oli aga haige kõrges palavikus ja nad palusid Jeesust teda aidata. Ja Jeesus astus tema peatsi juurde ja sõitles palavikku ning see lahkus temast. Ja naine tõusis otsekohe üles ja teenis neid. Aga kui päike oli loojunud, tõid kõik, kellel oli mitmesugustest tõbedest haigeid, need tema juurde. Ja Jeesus pani oma käed igaühe peale nendest ning tegi nad terveks. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Johannes, kelle esimesest kirjast lugesime täna, Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust, on kirjutanud palju armastusest ja kirjutanud ka valgusest. Kuidas kujutada ette valgust ilma pimeduseta? Nõnda samuti ei saaks me midagi aru Jumala armust ilma eksimuste ja patuta. Me ei oskaks hinnata ka tervist, kui meid ei ohustaks haigused. Me ei oska hinnata vabadust, kui me ei teaks, mida tähendab olla suletud ruumis. Olukord, kuhu oleme praegu leviva viirusehaiguse tõttu sattunud, on õpetanud meid rohkem hindama kõike seda, mis oli veel mõned nädalad tagasi täiesti loomulik, kuid mida me praegu teha ei saa. Me oleme pidanud piirama oma vabadust, oma käike ja harjumusi. Me ei ole saanud osaleda ka koos teistega Jumala teenistustel. Oleme jäänud ilma armulauastki. Sama lugu on valguse ja pimedusega. Johannese sõnul on ainult Jumal, kellel ei ole mingit pimedust. Paastuaeg sunnib meid vastama küsimusele, kuidas saab Jeesus olla meile valguseks, kui me ise elame teistsugust, varje tekitavat elu? Või nagu Johannes nendib, kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Selline elu on nagu valguskujutis, mis paistab tõelisena, kuid tegelikkuses on vaid hologramm, mis kujutab tõelisust, kuid reaalsuses ta seda ei ole. Valgus, mis ei ole valgus, tõde, mis ei ole tõde, eksitab paljusid. Ja praegu on just see ajastu. Püha Porfiirios on öelnud, Kristuses elades juhtub meiega nagu tulle pistetud rauatükiga, mis muutub tulest tuleks ja valguseks. Kui aga tulest välja võtta, on ta taas must ja tume. See mõte kinnitagu ka meid. Kui maailm hakkab meie usku jahutama ja meid eksituse ja ebatõe pimeduse poole juhatama, siis tuleb Kristusest kinni haarata ning usutuli lööb taas hõõguma. Usk Jeesusesse valgustab ja soojendab meie südant, kui me vaid ise laseme sellel juhtuda ega pööra kõigele sellele selga. Seesama püha Porfiirios on öelnud ka, et kunagi ei saa olla samaaegselt pimedust ja valgust. See tähendab, et ennast mustas masenduses, lootusetus olukorras ja eksituses tundes on ainsaks võimaluseks lasta Kristuse valgusel kõik see minema pühkida. Ja meie palvetame. Issand, me palvetame, et meie kõigi eest kannatanud ja ristil surnud Issand Jeesus Kristus annaks andeks meile, patu kahetsejatele ja meele parandajatele meie eksimused ja meiegi patud. Me palvetame, et Jumal halastaks patuse maailma peale, et tema ise näitaks meile valgust koroonaviiruse levikuga kaasnenud ülemaailmsest kriisist välja tulemiseks. Me palume, Issand, kõigi viiruse tõttu igavikku lahkunud inimeste hingede pärast. Ole sina see, kes neid valgustab seal,
kus ajalik päike ei paista. me palume sinult tervenemist kõigile, kes on haigestunud. sina oled arst, kes on lubanud aidata kõiki, kes sinu poole pöörduvad ja sinu nimel abi paluvad. me palume õnnistust aga ka arstidele ja meditsiinipersonalile, kõigile, kes praegu haigeid ravivad üle maailma, aga ka siin Eestis, kõigile, kes hoolitsevad ja hoolivad ligimesest. me palume kõigi ametikandjate, kõigi ametnike ja otsustajate pärast, kes nii riigis tervikuna kui linnades ja valdades, isegi külades kriisi lahendamise nimel ööpäevaringselt tegutsevad. me palume, et sina ise, Issand, annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt, astuda õigeid samme, teha õigeid otsuseid. me palume, Issand, kristliku usu ja Kristuse kiriku töö eest maailmas ja Eestis, eriti praegu, mil meie tavapärane töörütm on segi paisatud ja me ei saa koguneda kirikutesse. Anna, et me siiski leiaksime tee sinu sõna juurde, palve juurde ja võiksime olla osaduses teisel moel, kui me muidu harjunud oleme. me palume ka kõigi kiriku liikmete eest, kõigi koguduste vabatahtlike abiliste eest, eriti nende eest, kes praeguses kriisis on samuti oma hooliva südame viinud appi teistele inimestele. me palume kirikutöö tegijate ja vaimulike eest, et nende jõud ei raugeks Jumala teenimisel ka praeguses keerulises olukorras ja et me kõik võiksime teenida ligimeste kaudu ka Issand sind. Aga anna meile ka hingerahu ja meelekindlust. Anna, et me võiksime olla rõõmsad oma usus ja ka nendel aegadel, kui meile tundub, et asjad ei ole nõnda, nagu me tahaksime, et nad oleksid, sina pööraksid kõik halva heaks. me palume Issanda Jeesuse Kristuse nimel lahendust keerulisele olukorrale Eestis ja kogu maailmas. Issand, sinu nimel me palume, meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud igavesest ajast igavesti. Õnnistagu teid kõige väeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.